Tere hommikust, head sõbrad, kes olete kogunenud siia konverentsile. Mul on hea meel tervitada teid siis majanduskomisjoni nimel ja tutvustada teile siis avasõnadega siis pisut seda tänast päeva ja seda konverentsi ja seda ekspertkogu raportit, mille baasil siis see konverents on kokku seatud. Aga võib-olla alguses, et seada selline raamistik kogu sellisele tänasele konverentsile, siis ka Teasin mainis, et iseenesest me ju oleme Euroopa Liidus ja Euroopal on samuti suur mure oma konkurentsivõime pärast. Ja eelkõige siis võistleb ta ühest küljest Ameerika Ühendriikidega, teisest küljest Hiinaga. Ja ega see võitlus ei ole lihtne ja pigem isegi vastupidi, kui vaadata majandusnäitajaid, siis iseenesest Ameerika kui ka Hiina liiguvad oluliselt kiiremini kui Euroopa. Ja mul oli au käia siin eelmine nädal Taanis. Taani on siis meie eesistujamaa, kus arutatigi Euroopa Liidu konkurentsivõime küsimusi. Et mis on need mured, mis siis Euroopa Liidus sellised kõige teravamad on. Ja ma tooksin välja 3. Kusjuures need ei ole sugugi mitte sellised, mis ka meil oleksid võõrad, pigem vastupidi. Me tunneme sealt suurest peeglist ennast väga hästi ära. Ja esimene mure, millest kõik siis rääkisid, olid regulatsioonid. Euroopa Liit on usinalt tegutsenud, usinalt reguleerinud oma turgu ja jõudnud väga selgele arusaamisele, et ilmselt on see vint natukene üle keeratud. Ja võib-olla natuke on pehmelt öeldud. Ja seega on Euroopa Komisjon võtnud väga selge suuna selle poole, et regulatsioone vähendada. Ega iseenesest regulatsioonid ei ole ju halvad kui nähtused. See, kui turg või majandus või elukeskkond on mõistuspäraselt reguleeritud, on iseenesest tore ja väga hea. Ainuke asi, kui neid regulatsioone on liiga palju, siis need hakkavad segama. Euroopa Liidus on iseenesest suurepärased regulatsioonid, mis puudutavad tarbijakaitset, turgu, aga toon näite, kuidas me saame võistelda näituseks Hiina platvormidega. Temust on võib-olla enamus inimesi midagi endale tellinud ja selle ära visanud. Aga näiteks Euroopasse jõuab Hiina platvormidelt kokku 8 miljardit pakki ja 60% nende sisust tegelikult, mis seal pakkides on, ei vasta Euroopa Liidu regulatsioonidele. Ehk siis väga lihtne probleem, eks ole, et meil turul tegutseb ettevõtted, kes ei pea nendest regulatsioonidest kinni ja samas Euroopa Liidu ettevõtted peavad nendest kinni pidama. Aga mida Euroopa Komisjon teeb, on ta siis otsustanud, et 25% regulatsioonidest tuleb siis kõrvaldada. Selle jaoks on omad nipid ja meetmed, aga nendel ma väga pikalt ei peatu. Teine küsimus, millest Euroopa räägib ja kus see mure on tegelikult kapitali kättesaadavus. Jällegi tuleb väga tuttav ette ja täna sellest kuulete ka sellel konverentsil. Võrreldes Ameerikaga on ju asjad nii, et kui Ameerikas on riskikapital suhteliselt kättesaadav ja kindlasti võib-olla isegi selline nagu kultuuri osa, et tulebki investeerida startupidesse ja scale-upidesse, siis Euroopas paraku see niimoodi ei ole. Ja mis siis tänu sellele toimub, ehk siis Euroopas ei ole nagu kontsentreerunud nii palju riskikapitali, et võib-olla sellised suured ettevõtmised, kellel on tarvis, ei pääse sellele ligi, seda lihtsalt ei ole. Ja mis siis juhtub, on see, et kui mõnel Euroopa algavalt
algajal tehnoloogiaettevõttel on näiteks vaja kuskilt tõsta 100 miljonit eurot, siis Euroopas tegelikult sellist raha ei ole olemas, sellist riskiraha ei ole olemas. Ja sellisel juhul pöörduvad nad loomulikult kas siis Ameerika või pigem juba tänapäeval Lähis-Ida poole, tõstavad selle raha ja varsti ongi nad siit Euroopast läinud. Ehk siis Euroopa iseenesest on suurepärane koht, kus on talente, kus sünnivad startupid, aga paraku, kui nad kasvavad natukene suuremaks ja neil on vaja teha scale-up'i, siis lõpetavad nad suurima tõenäosusega Ameerikas. Ja kolmas, millest oli juttu, oli Euroopa ühtne turg. Me ju oleme väga uhked selle üle, et Euroopa Liidus on ühtne turg, siin on kaupade vaba liikumine, inimeste vaba liikumine, kapitali vaba liikumine. Aga tegelikult see ju niimoodi ei ole. Ehk siis lõppude lõpuks, kui me räägime Euroopa ühtsest turust, siis me ikkagi räägime 28 erinevast riigist. Ja nendes riikides on erinev regulatsioon. Ehk siis jällegi, kui vaadata nii-öelda Euroopa konkurentsivõimet ja neid ettevõtteid, kes tahavad Euroopas toimetada, siis neil on probleem. Neil on Euroopas hoopis keerulisem turgu haarata sel lihtsal põhjusel, et siin on 28 erinevat regulatsiooni, sa pead nende kõigiga arvestama, sa pead sellega tegelema. Sul on hoopis lihtsam minna Ameerikasse, kus regulatsioone nii väga ei ole ja kus saab hoopis edukamalt toimetada. Ja veel nendest nii-öelda regulatsioonidest võib-olla, mis siis pärsivad Euroopa majandust, väike näide, kui näiteks biotechi ettevõttel Euroopas turule jõudmiseks kõikide lubade ja litsentside hankimine võtab aega 6 aastat, siis Ameerikas 2. Nii et ma arvan, et on vähe neid ettevõtjaid, kes on suurest Euroopa armastusest valmis 4 aastat ootama, et oma toimetamistega pihta hakata. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, et tegelikult need Euroopa mured ei ole meist kaugel, nad on sarnased meile. Ja tänane ekspertkogu konverents keskendubki siis Eestile ja tooksin siin võib-olla välja 5 sellist teemat, mis vähemalt mulle sellest raportist jäid silma. Esiteks, väliskaubandus ja eksport. Ülioluline teema, eks te kuulete sellest lähemalt, aga võib-olla nagu kommentaariks sellele taustale nii palju, et kui vaadata Eesti ettevõtete teenitavat kogukasumit, siis sellest pool tuleb 2 allikast, see on kinnisvaraarendus ja pangandus, mis omakorda nagu tähendab seda, et tegelikult meie majandus tegeleb üksnes sellega, et toidab iseennast. Me ekspordime vähe ja tegelikult ju peaks olema vastupidi, et meie ettevõtted teenivad kasumi ekspordist ja seejärel investeerivad uuesti Eestisse, Eesti majandusse. Teine teema, millest täna kuulete ja mille üle mul on tegelikult nagu väga hea meel, on just nimelt teenuste sektori kasv ja seda eelkõige, mis puudutab eksporti. Ja seal tasub tähele panna just nimelt seda võrdlust Eesti, Läti ja Leedu koha pealt. Me oleme palju rääkinud sellest, et Leedus on mingi imemajandus, kus asjad kasvavad iseenesest ja jõukus muudkui tuleb. See tegelikult ei ole niimoodi. Ja kui vaadata näiteks investeeringuid teadusesse ja innovatsiooni, siis Eesti on kaarega teistest Balti riikidest ees, loomulikult mitte nii edumeelne, kui on Skandinaavia riigid, aga ikkagi. Oma 2%-ga SKP-st investeeringutest ka innovatsiooni oleme me teistest Balti riikidest kaarega ees. Ja see tuleb tegelikult siis lõppude lõpuks tagasi läbi selle,
et meie teenusesektor on oluliselt kasumlikum ja eelkõige ekspordivõimelisem. Siis ülihuvitav täna soovitan kuulata, kõrv kikkis, on energeetikasektori konkurentsivõime teema, sellepärast et seal avalikustatakse mõned numbrid, mis võib-olla räägivad vastu sellele poliitikale, mida Eesti on rohepöördes väga pikka aega ajanud, ehk siis nii-öelda osakaal, rohelise energia osakaal, mis oleks nagu mõistlik kogu selles energeetikaportfellis omada ja kus siis nii-öelda see osakaal on kõige mõistlikum ja ka tarbijale kõige taskukohasem. Siis samuti on tänase arutelu teemaks ettevõtete rahastamine. Loomulikult me ei räägi siin sellest, et Eesti ettevõtted tahaksid tõsta 100 miljonit, eks see skaala ole natuke pisem, aga samuti võib-olla selline startup riskikapital on Eestis olemas, aga just nimelt nagu scale-upiks ehk siis suurenemiseks, teiste turgudele minemiseks on Eesti kapitali keeruline kaasata. Ja võib-olla üks teema veel, see on siis demograafilised trendid ja nende mõjud majandusele, mis on möödapääsmatud, nendega peab arvestama ja ega seal midagi teha ei ole. Me oleme vananev riik, meie noorte osakaal versus vanainimeste osakaal läheneb üha rohkem sellele, mida me näeme Jaapanis ja eks me peame ka oma majanduse tegemistel ja konkurentsivõimel sellega arvestama. Igal juhul ootab teid ees põnev päev, soovin teile kõike head ja kuulake mõnuga. Aitäh!